Mina olen Kaidor, sündisin Kesk-Eestis perekonda, kus tehti kogu aeg väga head süüa. Mu ema on hariduselt kokk ja sõime alati toitu, mis oli oma kodus kasvatatud. Ma ei unusta mitte kunagi ema tehtud mahlatarretisi ja vanaema valmistatud karaskit. Mul on 2 poega ja olen püüdnud neile edasi anda neid tarkusi, mida ma oma kodust kaasa sain. Ehk siis söö seda toitu, mis on kodu lähedal kasvanud. Täna olen tihedalt seotud Lääne-Harjumaa ja Loode-Eestiga ning ma tahan teid viia rännakule selle paiga maitsete järele. Täna seikleme Saue valla külades. Otsime üles kohalikud maitseoaasid, kuulame sealseid lugusid ning muidugi panen millegi maitsva valmistamiseks võimalusel ka ise käed külge. Esimene toidurännak viib meid juba 30 aastat mahefarmina tegutsenud Saida farmi, kus elavad tõeliselt õnnelikud lehmad. Olen jõudnud armastatud Saida farmi maadele ja Kari on tulnud uudistama, mida ma siin teen. Ja ma näen, et farmi juhataja Juhan on juba ootvel. Tere! Kas ma saan õigesti aru, et sa oled nüüd tulnud siia kohta, kus sinu põllumajanduslik karjäär alguse sai karjakuna 6-aastase poisina? Need kohad on olnud erinevad, aga see jutt on tõesti niimoodi, et 6-aastaselt ma esmalt käisin siis karjas lehmaga. Aga võib öelda, et sealt algas sinu tee põllumajanduses? No, seda kindlasti jah, see on väga sügav jälg. Mina olen Juhan. Mina olen Saida farmi peremees. Asutamisest alates aastast 1992. Juhan, kas ma saan aru, et see ongi see, kust Saida farm algab? No ikkagi, karjamaa on esimene, siis loomad ja siis tuleb kõik ülejäänud, mis sellega juurde ja taha kuulub. Aga kas see on maitses ka tunda, et kui ma haukan mõnda Saida toodet, et siis on see niisugune Juhani garantii seal mängus, et seal kõik, mis seal sees on kontrollitud? No jah, sellega on niimoodi, et koos selle tootega me tegelikult müüme ju ka seda paikkonda ja nende inimeste tööd ja vaeva ja teadmisi ja oskusi, sest see on erinevate inimeste oskused ja teadmised on koondunud järjest niimoodi kokku. Siin on traktorid mehed, kes viljaga tegelevad, siin on karjamehed, kes siis karja hooldavad, siin on lüpsimehed ja lõpuks on siis need, kes selle toiduks ja kohupiimaks ja juustuks teevad. Nendel kõigil on oma selline panus sellesse antud, nii et see kogumina, see tükk juustu sisaldab endas väga palju tegevusi ja sealhulgas ka naljakaid lugusid, kõike, mis selle sees ka siis ära ei ole, nii et tegelikult suur kontsentraat sellest, mis siin toimunud on. Mis siit edasi saab? No, igal tööl ja tegemisel peab oma mõte olema, mis siis viib kaugemale ja meil see kõige tagumine tipp, no seal kaugel udus on siis kuskil on need poeletid, kus meie tooted on, kus siis ülejäänud seltskond osa saab sellest tööst ja vaevast ja nendest rõõmudest, muredest, mis me siin näeme. Aga sellel on vaheetapp, see piim tuleb ära töödelda ja teha siis selliseks kaubanduslikuks, nii nagu ta tänasel päeval kombeks on. Aga öelge, kust teil tuli see hull mõte aastal 92, et teha mahefarm või teha ökofarm? Mul oli peale selle Gorbatšovi aja lõdvenemist võimalus käia Rootsis ja näha Järnas, kuidas seal oli siis Rudolf Steineri seminari ümber oli rida enamisi farme ja tegelikult nad olid kõik ilusad ja õnnelikud ja mahedalt ilma mürkideta ja kemikaalideta kasvatatud ja oli, meie jaoks oli see müstika. Aga see oli nii ilus, et see äratas soovi, et seda siis ka siia kodumaale teha niimoodi. See on väga vastutusrikas ülesanne, sest et mulle öeldi, et jala peab ainult korraks pedaalile vajutama, sest muidu on kõik laud täis. Vaatan, kas mul on reaktsiooni. 170 grammi.
Läkski mööda. Millised tooted teil on aja jooksul kõige menukamad olnud ja mida te ise kõige rohkem armastate? On kahtlematult rosina kohupiim. Noh, ka kakaokohupiim, aga rosina kohupiim oli see esimene. See tuli sellest, et siis kui ma väike poisikene olin, siis ma viisin pudelid poodi ja siis saadud raha eest ostsin siis piimapoest rosina kohupiima. Katse number 2. Ja eesmärk on saada 170 grammi. 172 2 grammiga panin mööda, aga kuidas teie nimi on? Marika ütles normaalne. Nii, see on väga tundlik värk. Mul on 2 grammine viga. Lehm on kodustatud 8000 aastat enne meie aja arvamist. Ja see on selline vaikiv kokkulepe sellest, et tema annab kõik enda osa, see tähendab piima ja vasikad ja järelkasvu ja kuni viimaks ka oma liha lõpuks ära ja meie anname kõik selle, mida me teie oskame tema heaks anda siis. Näed, siit selja tagant tuleb täitsa uudistama, mis siin siis sünnib. Näed, no tere. Ta tuleb täitsa ja vaatab, ta on suur sõber. Nii et me oleme koos olnud väga palju aastaid. Kui te täna vaatate tulevikku, kas teil on ka kasvuambitsioon või mis see tuleviku visioon on? Täna on niimoodi, et hoida seda, mis on, sest ega põllumajanduse ärina on väga väikese kasumi marginaaliga ja praegust minu kogemuse ja vanuse juures sellesse panustama väga ei tüki, aga kõik see tuleb alles hoida, mis on, sest me oleme veendunud, et see on väga väärtuslikud, mis meil on. See raske töö on see üks osa, aga me teeme seda ikkagi ainult selleks, et toita seda hinge ja vaimu, mis meie ümber on. Lonks jahutavat keefiiri on keresse tõmmatud ja käes on kott parimate paladega Saida farmist. Aga vaatame, kas sellest kraamist on võimalik teha ka mõnda eriti maitsvat rooga. Õnnelikud lehmad on paitatud ning samm igati reibas. Järgmisena võtame suuna Madila külla, kus toimetavad Raivo ja Katrin. Paljude muude tegevuste hulgas kasvatavad nad põldtutra, mille hellitus nimeks on naudingute kuld. See on Madila küla ja see paik on kuulus oma tudraõli poolest. Mul ei ole õrna aimugi, mis asi on tudraõli. Ma ei ole seda mitte kunagi proovinud, aga selleks ma siin olengi, et seda kõike järgi uurida. Tundub, et olengi õigesse kohta sattunud, sest mingi aparaat müriseb ja taluperemees juba toimetab mingi kopsikuga, kas käib tudraõli pressimine, seda ma saan kohe teada. Tere! Tere! Kas ma olen õiges kohas, kas siin on tudraõli kuningas? Ma ei tea nüüd, kas kuningas, aga seotud olen ma sellega vähem või rohkem ikka, jah. Kas ma saan uurida ja näha, kuidas see tudraõli pressimine käib? Aga palun. See siin käibki praegu. Täpselt nii. Me olemegi õigel ajal täpselt õiges kohas. Mina olen Raivo, Madila mahefarmi peremees aastast 2006. Põldtuder on ammu unustatud vana. Tutra kasvatatakse kultuurtaimena juba kiviajast saati ning taimsed õlid on ka Eesti toidulauale jõudnud sadu aastaid. Muljetavaldava ajalooga tudraõli on tõepoolest kulda väärt valik, kuna sisaldab tervisele kasulikke oomega rasvhappeid ja vitamiine. Sobib nii hästi salatitesse kui ka tavaliseks praadimiseks. Ja kui lihtne see või keeruline see protsess on, et ma saan aru, et siit võtad selle seemne, võin valada. Aga palun. Saame käe valgeks tudraõli pressimisel. Ja siis siin sees toimub mingisugune jahvatus, surumine. Kruvi pressib, jah. Ja. Pressib siia otsa, siin on otsas on ainult väike auk ja siis nii-öelda seemned litsutakse puruks. Õli tuleb välja, mis järgi jääb, tuleb kruvi otsast. Raivo, kui kaua sinu suguvõsa on siin Madilas elanud ja toimetanud? No ega me päris täpselt ei tea, aga vähemalt 6 põlve kindlasti. Et siit on pärit meie perekonna nimi sellest majast. Kuidas teie pere siia sattus, et te olite linnas, elasite? Mis see
mis sundis otsustama, et nii, nüüd aitab, lähme maale, ehitame endale maja ja hakkame elama loodusega koos? Vanemaks saades, perekonna kasvades tekkis nagu vajadus võib-olla rahulikuma paiga järele ja soov siis linnast mitte nüüd väga kaugele kolida, aga siiski nagu sellisesse pisut turvalisemasse keskkonda ja kuna me vanavanemate kodu oli siis nii lähedal, siis see osutus nii-öelda valitud paigaks. Nobedate näppude ring alaku, mulle on antud ette hulk pudeleid, mis on vaja kõik sildistada. Tegemist on käsitööga ja ma saan aru, et ma eksida siin ei saa. Ja? Kõik, mis ma panen valesti, siis ma pean ära ostma. Ja oleks. Ma ei tea, kättegi neid siin. Kuidas te ise ennast selles põllu majandamises nagu, ma ei tea, näete, kas see on teile, on see äri, on see paratamatus või on see elustiil hoopis? Ühest küljest ta on küll sissetulek, aga teisest küljest ei ole ta meil nagu ainuks sissetulek ja see, et me just tegeleme nagu mahepõllumajandusega, see on nagu seotud otseselt ikkagi elustiiliga. Et ma nagu ei kujutaks ette tootmas ja müümas inimestele siis sellist põllumajandustoodangut, mille nagu siis ütleme, mis võib sisaldada seal, ütleme, taimekaitsevahendite jääke või nitraate või midagi muud taolist. Meie jaoks ei ole nagu siis ütleme, äri ei ole siis nagu primaarne, vaid ütleme see kvaliteetne elu ja mõnus äraolemine on nagu esmane. Kuidas te tajute seda, et teie suguvõsa on siin, ma ei tea, 6 põlve elanud, et kas selles tänases leivas on see 6 põlve maitse sees ka? No vot seda nüüd saate ise proovida. Kas see on nüüd tudrajahus tehtud leib? Siin on tudrajahu sees, siin on ka sees kanepiseemneid, sinepiseemneid ja tudraseemneid. See on väga-väga toitav ja väga huvitav on seda süüa, et siin on siin sees kõik krõmpsub. Krõbisevad need seemned mõnusalt, aga nad krõbisevad erinevalt, et on tunda, et siin on mingi mitmeid faktuure. Et selles suhtes on selle söömine väga huvitav ja maitse on väga hea. Kui suur see tudraõli tootmine teil on? Kas see on selline väike tiraaž, mida me praegu teeme või on see selline hiigelsuur? See on nagu päris stardihetk ja. Et see on startup, kõik saavad aru, kui ma ütlen startup, et siis see on midagi sellist. Täpselt nii. Et kas ma saan õigesti aru, et ise otsisite endale sellist mõnusat tervislikku toitu, õli ja leidsite selle tudraõli endale, olete seda aastaid tarvitanud ja nüüd oleme sellel hetkel lävel, kus sellest võib saada kraam, mida saavad teised inimesed ka endale hankida. Just nii. Täpselt nii see on. Nüüd on mul kõik teada, mis on selle tudraõli sees ja mis on selle tudraõli ümber. Aga vaatame, kuidas see tudraõli toidu tegemiseks sobib. Juustul on meie toidulaual vägagi auväärne koht. Eestlased söövad seda aastas üle 20 kilo. Laitses Kibuna külas asuvas Nõmmiku meiereis tehakse lisaks kohupiimale ja jogurtile ka suus sulavaid juustusid ning just nende valmistamise saladustele ma kohe jälile jõuda püüangi. Tere! Tervist! Kas siin talus vajatakse noort tugevat meest, kes on valmis ka kõrgetel temperatuuridel töötama? Just nimelt, tere tulemas! Me Tallinnas sellise mehe endale tellisime siia. Kõigepealt võtame need linnariided maha ja paneme õiged meierei kostüümid selga. Hakkame tegema juustu. Hakkame tegema juustu. Mina olen Liivi, me oleme Nõmmiku talu meiereis. Meierei tegutseb aastast 1988. Miks ma pean 3 paari kindaid kätte panema? Pärast, et keevvesi on tõesti kuum. Meier Liivi on täna tõeliselt hoos. Ma loodan, et mul õnnestub temaga sammu pidada, aga mind tegi murelikuks see, et ma pean hakkama töötama keeva vee keskkonnas. Võtame siis paraja portsu kõigepealt siia endale kaussi sulama. Natuke peoga sa pane juba siiapoole soola
natukene, see tähendab umbes nii palju pane soola. Et see ongi see nii-öelda pasta filata tüüpi värske juust, mida tuntakse lääne pool rohkem kui mozzarella ja ida pool suluguni. Ja meie retsept on praegu pigem tehtud selle gruusiapärase suluguni järgi. Sulab hästi? Väga hästi sulab. Jaa, et nüüd proovida saada selliseks ühtlaseks massiks, et enam ei ole tükikesi näha ja siis hakkame teda pikaks venitama. Ja see on selline paras spordisaali töö. Ja vaata, kuidas hakkab juba sedasi ägedalt venima. Sul ilusti juba läigib ta pealt ka, mis näitab, et lähedal. Aga mida rohkem me venitame, seda parema sellise tekstuuriga ta on ja õige grusiin, kui võtab selle juustu kätte, siis ta kohe proovib, et kas ta on rebitav, kas ta on kihiline ja selle järgi ütleb, kuidas see kvaliteet on. Aga teie hakkasite ise toimetama siin teismelisena, aasta oli 88 talus. See ei ole küll nagu põlistalu, aga see on siis minu pere loodud talu ja mina olen siis nii-öelda teise põlve Meierei töötajas. Kas te kohe hakkasite Meiereid pidama või alguses otsisite ka seda oma niši? Oi, loomulikult otsisime niši selles suhtes, et kõik erinevad variandid, mis talupidamises üldse saavad olla, on meil ka läbitud. Kanad, sead, lambad, kartul, viljakasvatus, luuviljaliste kasvatus, enne kui jõudsime piimatootmiseni ja sealt läbi siis Meiereiks. Kuna piima kokkuostu hind oli väga vilets ja piimakombinaadist rahade kättesaamine oli keerukas, siis tuli proovida koha peal seda piima suvilate vahel maha müüa. Ja sealt tuligi üsna pea selline sõnum, et nojah, joomiseks nüüd piimatoote meile, aga midagi tahaks nagu süüa ka, et tehke midagi sellest piimast. Kust teie piim tuleb? Eesti lehmad toodavad kvaliteetset piima ja meie oskame selle hästi hapuks ajada, sellepärast, et meil on kõik tooted on hapendatud piimatooted ja osaliselt siis valmib juust, osaliselt valmib jogurt, osaliselt kohupiim. Ja nüüd on nii, et sa võtad selle tüki kätte ja mõtled šampinjoni peale. Aha. No, mõtled mingi muu lemmikseene peale. Ma vaatan, et see üks tükk on küll natuke lahja. See on väga hea tükk. Arvad? Jaa, see on super hea tükk. Panen siia natuke juurde. Nii, proovi nüüd siia panna ja et ilusti selline ümmargune jääb. Tead, kuidas puhast piim peab lõhnama? Ja? Ei, ütle. Puhas lõhn ja puhas maitse. Siin ei tohi olla sellist spetsiifilist lõhna. Puhtal piimal on puhas lõhn ja puhas maitse. Osa oskustest on osa omandatud. Osaliselt. Need ka ära? Jah, ma arvan. Vaatame su kindad. Meile väga loeb see, et mis inimesed meie toodetest siin samas lähiümbruskonnas arvavad ja et nad armastaksid meie toodet. Et meil ei ole nagu selles mõttes suuri Ameerika vallutamise plaane oma väikese Meiereiga. Ega ka seda, et teeme järgmise Meierei siia kõrvale kohe, et tõstame aga mahtu edasi. Ei, pigem teha kvaliteetset toodet ja olla oluline siis toidulaua rikastaja siin koha peal. Nii, sa oled valmis tõstma mulle neid tükke, mis ei ole lõigatud. Oluline on, et me saaksime kalgendi töödeldud võimalikult ühtlaseks. Nii, see ongi see oluline etapp juustu valmistamisel, et peab moodustuma piimakalgend ja järgnevalt peab eralduma vadak. See kollakas roheline vedelik siin sees ongi vadak.
ja nagu sa näed, me teeme täiesti käsitsi seda. aga millal saab ühest juustutegijast juustumeister? Öeldakse, et vähemalt 10 aastat peab praktikat olema, ma olen poolel teel alles. Näed, käsitöönduslikud vormid, selles suhtes ta pole nii täpselt, perfektselt selline madal silinder, aga selles pole midagi, maitse on tähtis. Nii, proovime, kas on rebitav tekstuur. Proovi nüüd rebida, kas on näha, et ta on kihiline. On, tuleb kihte, järelikult on õige. Et kui Gruusiasse satud, siis kindlasti tee sama liigutusturu peal, siis juba võidad sõpru. Nii, on. Need kiht-kihi kaupa on võimalik teda eraldada. Paar nädalavahetust tagasi oli just nii, et ühed noormees ja naisterahvas, kes ütlesid, et sina vist meid ei tunne vene keeles. Aga meie oleme siin kunagi käinud. Ma arvan, et ma olin 5-6 aastane. Ühesõnaga, ta vanemad on nüüd oma suvila neile pärandanud ja ta tuleb, otsib meid uuesti üles, et kas ta on alles siin ja kas ta ikka pakub meile midagi head. Juustusõbra nägu on naerul, sellepärast et ta on varustatud värske pasta filata tüüpi juustuga. Ja nüüd minu missiooniks on leida üks kokk, kes asetaks selle mingisse kulinaarsesse süsteemi. Laitses elav 78-aastane Arvo Kassin leidis üsnagi kõrges eas oma tõelise kutsumuse – kokkamise. Usun, et just Arvo köögis valmib lähipiirkonnast kokku kogutud hõrkudest toiduainetest midagi eriti maitsvat. Ma olen Laitses, mis on Kernust ja Nissist kiviviske kaugusel ja siin tegutseb Eesti kõige ägedam toidu-YouTuber Arvo Kassin. Ja vaatame, kas Arvol õnnestub ühte rõngasse kokku võtta selle paiga maitsed. Ma tõin, Arvo, kohaliku tooraine sulle siia kööki. Mida sellest teha saab? No nendest toiduainetest saab väga palju teha, aga täna me teeme kohupima juustu rõngikuid. Kohvi kõrvale. Väga hea, aga anna mulle korraldusi, sest mina olen täna sinu köögis abiline, selline haruldane hetk, et keegi su kõrval toimetab. Nii. Kõigepealt riivime juustu ära. Jämeda riiviga. Nii, see on minu ülesanne. Ja mina hakkan siin nüüd tegema taigna osa. Arvo, kui palju sa kohaliku toorainega üldse süüa teed? Püüan maksimaalselt, nii palju kui võimalik ja kui enam kuidagi ei saa, siis pean kauplusest ostma ja need, mis on seal saada, aga muidu ikka ise kasvatan. Kui kaua sa oled siin paigas elanud? 32 aastat. Mis sind võlus selle koha juures? Naine. Ja loodus. Et siin on ruumi, siin on päikest, siin on vabadust. Aga millal sa avastasid selle paiga maitsed? No siis, kui kohe hakkasin siia elama siin ja töötama, siis poest oli, mis oli, aga siit sai ikka teist kohalikku toodangut, kohupiima ja niimoodi sai hoopis palju maitsvama toidu teha. Aga ega ma toitu varemini väga ei teinudki. Ma ikka naine, abikaasa tegi mulle süüa, aga ma hakkasin 7 aastat tagasi esimest korda kulpi liigutama ja rusikat ja nullist. Arvo, kust sinu road sünnivad või kust need maitsed tulevad? Tähendab, minu põhimõte on see, et teha lihtsatest toiduainetest lihtsat toitu lihtsate nimedega, et oleks maitsev, värske, aromaatne. Ja välimus ka, et tahad kõigepealt silmadega süüa. See on kõige tähtsam. Ja sellepärast on mul ka Facebookis ja YouTube'is on vaatajad, kes ütlevad, et nii lihtsalt saab teha toitu. Ja veel tuleb välja, et on maitsev ka. Maailm ringi veel käis, kõik paigad päikest täis. Ma
nüüd sind kõikjal näen. kellad helisesid, pinin oli, kas see tähendab seda, et on valmis? jah, möödas on 20 minutit, 180 kraadi. Nüüd ma panin tulekindla kätte, et mitte kätt kõrvetada ja ma võtan ta siit välja. Kas me saame kohe hakata proovima seda, ma saan Aga see on tuline. No. See on 180 kraadi. Selleks ma panen ta siia resti peale, et ta saaks natukene jahtida. Ja läheb uus panitäis sisse. No aga teeme proovi, maitseme järgi. Kui õhuline. Selles sõõrikus on kokku saanud kohalik juust, kohalik kohupiim ja tudraõli, mis on ka kohalik. Kui sa töötad selle kohaliku toorainega, kas sa tajud seda vastutust ka, et sa oled kuidagi nagu sina pead selle kompoti kuidagi helisema panema koos? Vastutus on kindlasti olemas, aga mul on tohutu usk, et sellest saab kõige maitsvam toit. Arvo, sa oled kuulus mees, sul on Facebookis 20 000 umbes püsitellijat. Kas sa tead ka, et kui sa midagi siin kohalikust maitsest teed, siis nad hakkavad seda kodus ju järgi tegema? Ja sellest ma tunnen suurt rõõmu ja ma kohe vaatan nende kommentaare, siis nad kohe proovisid järgi ja kiidavad, et oi kui hea oli, see on meie pere lemmiktoit. See tohutult mind rõõmustab. See on sama palju inimesi, kui on Saue vallas elanikke umbes. Et sina oledki selle paiga toidusaadik. Noh, ma tunnen rõõmu sellest, et ma saan olla kasulik kellegile ja sellist elu rõõmu särtsu juurde anda teistele ka. Mida on vaja hea toidu tegemiseks? On vaja mõnusat ja parimat toorainet ja loomulikult tahet, visiooni ja lugematul hulgal armastust. Siin Arvo koduköögis said paiga maitsed kõik ilusti ühes sõõrikus kokku. Järgmisel korral otsime üles Padise piirkonna maitsepärlid. Läheme maitsetele järele ja maitseme järele.